Emapiimapank tähistab oma 15. tegutsemisaastat. Tänu headele doonoritele on väga paljud enneaegsed beebid tublisti suureks kasvanud. 2010. aastal loodud Ida-Tallinna Keskhaigla Emapiimapank oli esimene kogu Baltikumis. Selle kaudu jõuab teiste emade annetatud ja kontrollitud rinnapiim lasteni, kes seda kõige rohkem vajavad. Näiteks enneaegsed, operatsioonijärgsed või raskete seedeprobleemidega beebid. Mul oli otsene kokkupuude siis enneaegse lapse sünniga aastal 2016 ja siis ma esmakordselt kuulsin piimapangast ja see tundus, kuna mul jäi nii palju piima üle, siis see tundus kõige mõistlikum variant, mida oma piimaga siis ette võtta, jätta see siis piimapanka, mitte kraanist alla kallata. Ja siis edaspidi oli teiste laste sünniga oli siis see juba lihtsalt selline soov teha head ja aidata teisi lapsi. Enneaegsete laste puhul võib emapiima tootmine hilineda, aga laps vajab kaitset juba esimestest elutundidest. Doonorpiim aitab vältida raskeid põletikke ning toetab lapse kiiremat paranemist ja arengut. Me peame ikkagi seda nagu selliseks heateoks ja vaikseks selliseks abikäeks ühelt emalt teisele. Et tihtilugu tegelikult rinnapiima doonor ei tea, et kellele tema piim läheb, milline laps seda saab, aga oluline on teadmine, et see kindlasti aitab. Kogu protsess on rangelt kontrollitud. Doonorid läbivad vereanalüüsid ning piim pastöriseeritakse enne haiglani jõudmist. Emapiima saab annetada esimese 6 kuu jooksul peale oma lapse sündi. Põhikriteeriumid ongi see, et peab olema terve naisega naine, kes tahab vabatahtlikult annetada rinnapiima ja kellel on nii palju rinnapiima, et tal jääb enda lapsest üle. Et siis juba tasub ühendust võtta Emapiimapangaga Ida-Tallinna Keskhaiglas ja siis me juba täpsemalt juhendame. Emapiimapanka jõuab igal aastal keskmiselt 25–30 doonorit, kuid vajadus oleks suurem. Eestis sünnib enneaegselt ligikaudu 5,5% lastest. Seega kel võimalus tasub doonorlust kaaluda. Kaotada ei ole midagi, võita on väga palju. Võita on nende väikeste laste tervises ja see on ju hindamatu. Et kindlasti kui on huvi, soov võtta ühendust piimapangaga ja soov teoks teha, selles mõttes tõesti kaotada ei ole mitte midagi. Ja karta ei maksa ka, et see ei ole midagi keerulist ja see ei oota sinult mingisugust suurt pingutust, vaid see on selline, ütleme, igapäevaselt oma lapse kõrvalt võib olla teistele lastele mõelda. Tänu doonorpiimale saavad paljud hapras seisus lapsed kiiremini kui võõsist välja ja ema rinnale. Samuti on Emapiimapanga loomisest saati märgatavalt vähenenud enneaegsete laste soolestiku probleemid. Rinnapiima doonorlus ei asenda oma ema piima, kuid võib päästa elu. Kõik need ilusad hetked ongi meie vastsündinud intensiivravi osakonnas, et kui me näeme, et laps on saanud seda doonorrinnapiima, ja varsti ta saab oma rinnapiima, oma ema rinnapiima ja ta läheb sealt haiglast välja terve ja tublina edasi kasvama. Võib-olla väga selline südantsoojendav mõelda, et neid lapsi, siis, kes on minu piimaga kasvanud, on 10 ilmselt, kuna ma olen nii korduvalt olnud doonor. Et tore ja ma ei ole ühtegi niimoodi otseselt kohanud ise ja ma ei tea täpselt otseselt, kellele on antud, aga neid on palju, ma usun.